Eleni, kus sa lähed? Marbejasse. Ohoh, selged sotid. Mina ootan bussi ja temal läks päikese kätte keksima. Et sa kaartisko. Me läisime Jõudsime siis linna Marbejasse lõpuks ja ei ole siit pingi pealt kaugemale jõudnud. Kui võiks edasi liikuda kuskil ägedasse puhta. Aga esmamulje on suht nice. See on palju suurem, kui ma arvasin, et see on. see äge koht, mis asja, uskumatuna. On jaa, aga miks sul Niina telefonis on siis? Sellepärast, et mul on sõbrad, kellega ma tahan suhelda. Ma olen ka su sõber. Arvada? Jaa. Jah, külla parki. Tule parki. Ja nuitvad puud. Kask ja, vaher ja, lekt ja. Oi, kui nunnu kohtid siin on. See park on siis Marbella mingi üks ägedamaid vaatamisväärsusi. Peatänaval siis hüppad, astud paremale ja ongi selline ilus looduskaunis koht. Ma lähen siit. Sa lähed siit, siis ma tulen sinu järgi. Pildid tehtud. Siit läheb üks uhke allee otse randa ja Porskaev. Otsime kirikut. See on ka siin üks vaatamisväärsustest. Et pigem siin ongi niimoodi, et see vanalinna osa, mis ongi siis vaatamisväärsus ise. See vist ongi vanalinn. Aga see tee on siin. Täiega nuinukas. Ka sellised kitsad tänavad ja ma näitan kohalikku moodi. Tippa-tappa ranna poole läheme. Väga tuuline on täna. Igal pool need ehitavad räigelt. Meie seal Poingiroolas ehitavad. Meie kortermaes ehitatakse appi. Lihtsalt igal pool.
Marbejad. Aga kus on inimesed? Kus on paljud inimesed? Näe, seal taga on mingi... Ja see rannapromenaad on ka siis vaatamisväärsus. On mis uhked jahid. Jah. Jahid. Liugus vastatud olla sedagi. On jaa. Ma ei julgeks muidugi. Aga vinge rannaäär. Igal pool loomulikult äri käib. Müüdakse igasuguseid kotte, prille ja igasuguseid eksessuaarisi. Mis teed seal? Oleme siin istunud mingisugune pool tunnikest. Sellist. Kohe vist saab süüa ka, aga kogu lastakse vene mussi. Toob siukse koduse tuju tagasi. Me oleme mingi üle 6 aja veits olnud Hispaanias ja... Nagu home. Nagu mul tekitas küll see muusika hea tunde. Varsti lauval tantsima. Peame Russian party kodus tegema lihtsalt. Jah. Paar huvitavat fakti sulle siis selle kauni linnakese kohta. Et kui me elame Fuengirolas, siis siin on siis pea poole rohkem inimesi, koguni siis 141 000. Ja Marbella on kuulus siis ööelu poolest. Siin paljud inimesed tulevad siis pidutsema. Ja huvitav fakt veel selles on see, kui mina olin ikka väiksem, mäletan, vaatasin kodus telekat, siis mis teab saades oli, aga ETV tuli ja ütles, et siis Eesti enamus siis mingisuguse kehva taustaga inimesi siis põgeneb siia. Pätid. Pätte. Aga ma pole siin neid veel kohanud. Et minu pärast tundub sill koht ja kaunis, väiksem kui minu arust Fuengirola. Siiamaani vähemalt praeguse käikude poolest. Me oleme heal juhul kilomeetri maha kõndinud sinna kokki. Ja siis peaks olema väga huvitavad need siis kohad veel, mida saab aasta. Nagu näiteks? Ei, ma seda ei räägi sulle. See jääb saladuseks ka. Tule ise kohale ja vaata. Ega kõik ei pea ette rääkima, eks. Tule ise kohale vaata, jah. Aga vaata, me ise elame Fuengirolas, me oleme käinud nüüd Malagas ja nüüd me oleme Marbellas, et mis linn sulle kõige rohkem meeldib või mis sa nagu arvad? Siiamaani esikoht ikkagi Fuengirola, ma näen seal lihtsalt, no ei anna võrrelda lihtsalt baaride, restoranide, kauplushulkadega, mis on mitte üks tänav kilomeetrit, järgmine kilomeetrit ja nii edasi, siin siis on... Sa käid tihti baaris või? Oh yeah, baby. Sa magad siis. Siin on kindlasti vähem. Aga kuigi mida mis seal pool on, seal pool peaks huvitavat reoon olema, aga eks siis saab näha. Näe, vesi vuliseb, lähme vaatame. Mäed on küll väga hea. Me oleme terve elu olnud lamemaalased. Eestis ei ole mägesid. Nüüd siis on mäed. Kulju ütles, et talle meeldib meie kodu Fuengirola rohkem. Aga ma jõin siin ühe sangria või sangri ära. Mulle meeldib siin rohkem. Mis sa ütlesid? Järgmisest pöörame paremale poole. Ma ei taha. Oota, vaatan korra merd. Täiega ilus on siin. Kas on üldse kohta, mis siin on mitte ilus? Leidsime mingi väga huvitava puu. Tal on punnid peal või okkad. Midagi tal on igatahes viga. Tulime Heleniga sööma ja siis ei vaata täpselt, mis kohta me tulime. Ja peaaegu oleks siis alkoholist mõned, kuna see on siis halaa koht. Et siin ei ole ei kokteile, ei veine, aga... see tähendab seda, ma ei tea. Aga õppes, et oleks katse kurjaks saanud, aga oli siidrit vähemalt müügil. Ma ei saanud arugi temast. Ja see on jah, halal. Halal. Halal, ma ei teadnud, mida see tähendab. Et senekord tead, kui on halal, siis ei tasu sisse minna, kui tahad juua saada. No mitte, et ma nüüd meeletult oleks tahtnud juua saada, aga nagu... Lihtsalt söögi kõrvale veini juuaks siia. Mitte kogu aeg, kohe kõige.
minu meelest on küll Marbella väga äge koht, väga selline fancy võrreldes Fuengirolaga, et seal on nagu väiksemad kõik asjad, kõik majad ja nagu... Siin on väiksem just ju. Ei, minu meelest on siin on nagu hoovid on suuremad, nagu asjad on rohkem harali või laiali, aga seal tunduvad rohkem nagu koos. Aga igas linnas, külas, asulas, kus me käime, kõik kohad on ilusad, ägedad, omamoodi. Igal ühel on oma nagu see vibe ja oma need asjad, mis tõstavad selle koha esile. Tead mis on? Subscribe.